sunnil vahetus Robert Veering tema kõrval ja mäng siin ka vahepeal algas. Aga näed, mis juhtub, kasutatakse hoopis nende vastu ära ja Alamaa paneb kasti selle palli ja Poom saab teise, see läheb nüüd küll Elvasse. Vaatame selle olukorra ära, Sapinen nüüd kasti joone pealt, proovib sükse kavala tõsta panna, aga natuke läks pikaks see pall ja seda kohta ta mängib. Alamaa paneb selle palli kasti ja jääb seal teeväljal ette ja esimene on olemas. Vaatame, mis kohtunik selle peal ütleb, aga praegu tundub küll, et mees, kellest me siin juba oleme rääkinud, Tristan Toomas Teeväli, suutis sealt selle palli läbi mängijate kuidagi võrku suruda. Eks kohe näeme ka kordust, aga Rasmus Maalin siin midagi ja vahelt läbi ja nüüd on Harjul võimalik pool kiiresse minna. Parem ääre pealt tuleb senderdus kasti ja seal on Reimo olemas ja on olemas, 1-1 on seis, just rääksime viigipunktist ja tundub, et Reinhard Reima kuulis seda ja vajutab siit pea nupu vastu, seis 1-1 ja see oli hästi mängitud Harju poolelt. See oli väga hästi mängitud Harju poolelt. Flora mängib sellist stiili palju vähem, aga mängivad nad seda stiili, et panevad seal senderduskasti ja seal on pea vahel. Mihhailov jäetakse täiesti üksinda jäeti ja vaata, et sama olukord, mis oli teispool väljakut, nüüd siin, kus kaitsed kaotsid ära Mihhailovi kastis ja senderdus oli ka muidugi hästi mõõdetud. Flora kohe selgelt aktiveerus pärast Viigi väravat ja hakkas uuesti võimalik minna, aga natuke on üksi seal. Tundub, et see on Piht ja proovib ka lüüa ja tuleb väga hea löök. 1-0 võidu. Vaatame selle olukorra ära, Alamaa jälle võtab 1-1 ette ja nüüd leitakse väga hästi siin kastis. Pallile kuidagi sai siin Poom jala vastu. Värava Korgla, kes siin kohe hakkas juhendama. Poom paneb selle palli sinna väravai peale. Näpu saab vahele, aga siin varastab palli ja Rauno Sapinen on kastis. Ei tohi meest lasta sinna ja tõmbab ära ja paneb selle palli võrku. Nii nagu ühelt koondise ründajalt sootaksid seda. Ja päris kavalalt tegelikult nagu tegi sükse väikse löögi pette, tõmbas sellega mitu mängijat enda parem jala peale kaasa ja pani sükse kavala ette posti vastu liikumise Baturinsile. Sapinenil +1 värav vedetabelis, Floral +1 värav. Kastis väga terav, löögile ei saa hästi Kartau, paneb ise ja Napoli. Milleks peaks olema 328 inimest. Ja Dougias lööb ära. Sellest olukorrast ei näinud suurt midagi. Tundus nagu hakkab üle minema. Ma olen täitsa sõnatu. Leit ja Erko Jõnna Dougias tagant tsoonist üles, kes sai pea vastu panna ja sai selle palli üle kõigi. Ei õnnestunud see puude sealt kaevats, tundus, et see vist oli. Ja siin ka mäng vilistatakse lõppenuks 4-1 seisuga kodumeeskond FC Flora võtab siit oma vaated. Harju poolt meiega Karel Helme, täna siis selline pigem vist raske mäng, mis su enda muljed on pärast? Jah, et raske mäng ja lasime liiga lihtsalt väravad. Oleks tahtnud hoida neid rohkem nagu nulli peale ja siis oma mängu sealt kasvatada, aga seekord ei tulnud. Sinul ka päris raske päev, väga palju võimalusi ei antud, eriti kui eelmise mängu peal suutsid 3 lüüa, siis võib-olla täna oli ka kõigil natuke see ootus. Kas võeti kinni, mis tänase mängu nii raskeks tegi sinu jaoks? Oligi lihtsalt vähe olukordi ja tuleb lihtsalt järgmisele mängule minna ja unustada see mäng. Mis kaasa võtta järgmisse mängu? Järgmisesse mängu minna uue hingamisega ja mitte mõelda sellele mängule. Aga ega ma rohkem kinni ei hoia. Palju õnne sünnipäevaks, kahju, et see tuli sellel kaotusega. Aitäh.
ja Flora poolt viimase värava autor Tõugias, väga hea võit, 4-1, tundub, et paberi peale vaadates, et kõik oli nagu planeeritud. Mis su enda muljed on? Muidugi on tore võita, 3 punkti võtta, 4 väravat lõime, aga kaitse näeb ikka kripeldamas 1 värav, mis lasime. Et ma arvan, et esimene poolega me olime natuke liiga pehmed ja see värav tuli ka väga nagu, see on nagu Harju leib, need üleminekud, sellised kiired, aga jah, lõpuks 3 punkti, et liigume edasi. Küsin ka Erme käest, et kuidas tema kommenteerib seda, et ei antud talle väga võimalusi, et võib-olla mis te arutasid selle koha pealt, et Erme eelmine mäng lõi 3, täna tuli kinni võtta, kuidas seda teha? Ka Erme on nagu iga teine ründaja, et see, et eelmine mäng 3 lõi, see kuidagi meid nagu teistmoodi vaatama ei pannud, et tegime ikkagi oma tööd. Nädalavahetusel juba ootab võib-olla natuke kangemat sorti vastane Kalju siinsamas A. Le Coqil. Mis tänases kaasa võtta nädalavahetuseks? Väravate löömine võib-olla siis, et vaatame, et jah, et tuleb siuke põnev mäng, saame nüüd murule minna, et saab põnev olema, et meil just siin 2 suurt mängu oli, nüüd tuleb veel Kalju otsa, et jah, ootame juba põnevust.